Tervist, Mari-Bel Vikat, sina oled EKRE noorteühenduse Pöördepunkt Eesti üks juhtidest ja oled samuti siin suurel rahvakogumisel Budapestis, Ungaris. Aga mida sina siia tegema tulid? No meie tulime siia just noorte poolt edastama ja välja andma ja näha, mida meie saame panustada, mida meie saame teha ja sellest on ka väga palju kasu olnud. Me oleme erinevate noortekogudega arutanud, rääkinud ja ma usun, et sealt tuleb väga palju koostöid, et see on väga tore. Siin on tõeline melu, siin on laval just praegu on Hispaania Voxi esindaja, et Ungari lipud kõik lehvivad ja meeleolu on kõrge, et kas teie noortekogunemisel olid samad meeleolud? Ja ma ütleks küll, et kõik oli väga vahva, inimesed olid väga vaimustuses väga entusiastlikud, et nagu me tahame midagi korda saata. Et seda on tõesti tore näha, et me ei vaiki ja me räägime, mida me mõtleme ja anname endast parima. Me rääkisime siin ennem just kahe Ungari noorega, nii üks oli noormees, teine oli neiu ja nad ütlesid, et üks kõige olulisemaid teemadis on see, et Orban on ära hoidnud koolides ja lasteaedades LGBTQ propaganda. Kas see oli ka teema teil seal noorte keskel? Ja, see oli üks põhiteemadest, et väga kiiduväärt, ma pean ütlema, et jah, see läheb bioloogiliselt bioloogilise tõega vastuollu, kui öeldakse, et on rohkem kui kaks sugu. Ja see mõjutab nii paljust, et see on alles algus, kui koolis juba õpetatakse lastele selliseid asju, siis edasi, kes teab, võib-olla saavad juba 12-aastased vahetada oma sugu ja see ei ole ju normaalne. See tekitab lastele mingid ideid, mis ei ole normaalsed.